Ja no ma mõtlen, mis see internet teeme ei. Wow! Tervist kõigile. Ma ei ole siin üksi. See on vist teine kord üldse, kui ma siin ei ole üksi. See on väga imelik. Mis sa arvad sellest? Ma ei arva sellest midagi, aga tulime Eesti räppareid ränkima siia. Sõitsime spetsiaalselt ja mina olen Loutei. Tema on vist Loutei. Me oleme koos noored ja näljased. Tule natuke siia palun, kui saad. Tsepid mind või? Pikk jutt, sitt jutt, ma arvan, hakkam pihta. Sorry, Kennet, et segan sind, aga shoutoutid memberitele Pärt Palarus, Sundei, Hapnikupuudus, Darkcloud ja Tormi Femboy. Nagu te näete, siis meil on siin 5 kategooriat. Alustame ülevalt, eks kõige parem, mis on siis EMA auhind talle. Järgmine on veits lahjam, hitib hard. Normal jokk on nagu, need kõik on iseenesest mõistetavad, et ja spetsialist on lihtsalt siuke väike meesläng, et nagu ei taju, ei saa mitte aru, et võiks karjääri maha panna ja need on siis kategooriad. See andis nii sellist põhikooli PowerPointi ja no ma ei tea, põhimõtteliselt Vaikarl on esimene. Ma ei tea, minul ei ole tema kohta mitte tegelda. Ma ei kuule. Me räägime siis viimane laul, mis tal tuli, mul kuradi Suva oli see nimi või? Üli nice beat, ma eeldan, et see on Fredi oma nice ja flow oli hea ja no see, mis ta napid papil tegi ka. Tõsta käed üles, kui sa oled töötu. Ma ütleks, paneme hitib hard. Teda on ekstreemselt äge kuulata, aga võib-olla ei ole päris ema. Oota, kaua ta teinud on nagu musse? 4 aastat tema, aga ta on mingi aasta aega suur olnud. Pluss äkki aasta veel ja võib-olla siis võib vaadata sellist ema laadset asja. Jah, me aasta pärast tagasi tuleme, siis tegema uue update. Hetkel tuleb siia. Nii, me on siis Gameboy Tetris. Pavkana. No ta on certified hitmaker nagu. Hookmaker. Ta tundub selline väga mingi muhe inimene ka, ma ei tea, nagu selline chill vend, kellega ei ole ise rääkinud. No ma ka ei ole, aga ma ei tea, lihtsalt et tundub, ma ei tea. Ma ei kuule sellist mingi tüüpilist mingi rap-värki, särki, aga nagu ma ei tea, teda ma isegi taluks kuulata nagu. Kui ta teeb hooki, siis sulle jääb see laul eluks ajaks meelde. Ma olen kindel, et tal on EMA. Kas soolona vist ei ole, aga ma arvan viiekaga võiks nagu midagi olla. Ma paneks ta ema. Jaa, sest need hookid, sul jääb meelde lihtsalt midagi ei ole teha, ta teab, mis ta teeb. Okei. Emad X ka. No 5 minni. Ei ole, see on Prodigy. See on Prodigy, jah, sorry, pildid on hästi väiksed. See oli piinlik praegu. Mina ja Kennet oleme suured fännid. Ja just käisin stuudios nendega. Selle teema ma jätan sinna nüüd. Ma tean neid poisse nagu, või ma olen kuulanud kuni sellest hetkest, kus Baby veel isegi eksisteerinud. Meil oli kood Jako. Ma olen nagu see OG vend. Ehk mina ütlen kindlasti, ta võiks hitipard olla. Kui su top tier oleks mingi sitaks nice või midagi sükest, siis ma paneks nad sinna. Aga kuna me panime selle EMA auhind, siis nad sinna ei saa, sest nad ei ole EMA artistid. Aga siis ei ole võib-olla EMA isegi aus kategooria selle jaoks nagu. Ei, see on küll. Võib-olla on, sest siis hitipard on lihtsalt hitipard ja EMA on EMA. Mina ütlen hitipard, Torm ei ole midagi olnud. Ma ei ole kuulanud, ma tean, et mingid poisid on, ei ole kuulanud. Ma ei tea, nad võiksid klassikalist muusikat teha, ma ei saaks aru, sest ma ei ole mitte ei kuulnud, aga sa raudselt tahad midagi. Teeme hitipard, siis sa ei tea, siis me teeme ise. Boy Pepperoni. Boy Pep. Ma paneks ema. Defo ema see album, mis tal oli see... Kas see ei olnud Kukkunud kuult või? Kukkunud kuult. Kuult, jaa, aga see ei olnud roosa. See on mingi aristokraatlik pilt. Ta on rohkem nagu produtsent muidugi. Sa väga teda räppi ei kuule tegemas. Triibupasta värgil ta teeb mingisuguseid taabe sinna. Boy Pepperoni kasuks on üks lihtne argument, mis on see, et nimeta üks vend, kellele ta ei ole produnud. Ma ei tea ka jällegi, kui tal peab EMA olema nagu. Kuradi Boy Pepperoni, Triibupasta, Pizza, VD produ, Killingu produ, kõik asjad. Ta sai emal nominatsiooni selle esimese debüütalbumi selle nominatsiooni siit, aga ta ei võitnud siit. Aga siis ta on ikkagi vääriline. Ma ütleks selle jutu põhjal nagu, ma ei tea. Kuule, see on täiesti mõttetu sinust videot teha, sa isegi kuule Eesti muusikat. Ei, ma nüüd sellest järgmisest ma saan midagi rääkida. Ja see ei ole hea, mis ma räägin. Kõik leisivad kermomurelit. Mina ei saa haipist aru. Ses mõttes, ma saan aru, sa oled 14, on ju, sa jood ennast esimest korda täis kuskil mingil pinnakal ja siis see laul käib ja siis sa hüppad. Sellest ma saan aru. Räägi. Sellest ma saan aru, aga sealt edasi mitte midagi. Sa käid tänava peal, sul käib kõrvaklapist mingi olen oma koolide ma tõsiselt ei mõista seda. Minule ei sobi, sulle võib sobida. Kui keegi tahab kommentaarides seletada, palun tehke seda. No ma ütlen seda, et ma ei kuula ka vabal ajal. Kõik ta laulud on overplayed ja see ei ole halb asi. Nagu ta läheb hästi, lahe.
lihtsalt nagu asi on sellest, ma ei pea panema seda laulu peale, et ma kuuleks seda iga päev. TikToki ja mis iganes. aga miks inimesed seda kuulavad, see on väga lihtne, Germo oskab laule kirjutada, see on väga hästi nagu lüürilises mõttes kirjutatud ja see rhyme-skeem on ka hea, nagu see on lihtne ja tal on mingi sõnum selle lauluga, nagu ma ei usu, et inimesed kuulavad sellepärast seda näiteks ebapopulaarselt, et inimesed resoneeruvad selle sõnumiga, aga lihtsalt see on kaasahaarav nagu. ei, seda küll jah, seda ma mõikan täiega. Kui sul on 2 laulu, mis on nagu nii suured, kui need on, siis nagu okei, kui me võtame siia alla nagu Erik Mäksiga, vähestel inimestel on nii palju hitte, seega ta ilmselgelt teeb midagi väga õigesti. Jällegi ma paneks ta ema lihtsalt nagu ma ütleks ka, selles mõttes jah, ma ise ei kuule kui tahad, aga nagu iga päev ma kuulen tast midagi. no see on overplayed, aga see on põhjusega overplayed. ärme pikka juttu siis teed, tõmbame sinna üles ära. jaa, täpselt. Margelakene. Siit, nüüd ma juba tean, et kui me küsime mingisuguse nagu palju laiema ringi arvamust, siis siit tuleb mingi miljon eri arvamust. Margela on lihtsalt fake heart'i. Margela on nice, ta album oli nice, mul on nii palju laule telefonis temaga. ta on üks nagu rohkem musically intelligent inimesi, kellega ma kohtunud olen, nagu saab ekstreemselt hästi aru. Kui see oleks minu list, ma paneks ta emasse. Tead, mina tõstaks sinna Hitib Hard ette. Okei, kujuta ette, et nagu see on nagu järjekorras. Okei, paneme need ka siis järjekorda. No paneme. Ma arvan, et Poip Germo Tetris või Germo Poip. Ei, jaa, kindlasti. Seal ma teeks väikse vahetuse. Ma tean Brudisi laulu rohkem. Pluss suur osa White Girlist on see mees siin. Vahetame. No ma paneks ta Hitib Hardi. Ja kõige ette nagu. Jah. Ja. Nii, Villem Trimmer. Villemiga on see. Villem on väga suur artist, üks Eesti kõige populaarsemaid artiste praegu, see on põhjusega, kuna need laulud on nagu family friendly, võib öelda, need on nagu armastuse teemal, aga mul on niisugune tunne, et Villemil on see, et ta ei saa teha seda, mida ta actually tahab. Mitte, et need laulud, mis ta laseb välja, on nagu vastu tahtmist tänu labelile välja tulnud. Näide, tal tuli sügisel EP 11 ja seal oli minu arust seda stiili, mida Villem nagu päriselt tahaks teha ja see ei löönud läbi. See on niisama midagi, mis ma räägin. Tuleme selle juurde, et kuhu ta tierlistis paigutada. Mina paneksin ta... Kuule, mis asja, tal ei ole ema auhinda või? Ei, tal on. Ma räägin. Kuna Fredil on see produtsendi värk ka, ma paneks ta peale Fredi ema auhind talle. Oi, tegelikult ei, 3. oleks, ma arvan. Mina paneks 4. ei või? Ei, mina paneks kindlasti Pafka asemel. You know. Sõna. Controversial opinion. Okei, ma tean, et Märteni kohta öeldakse sama asja, aga need laulud on nii sarnased, kõigil on see. Seal on nagu nii lihtsad rhyme-skeemid, aga need on kuidagi liiga simple, äkki. Noh, ta annab sellist nii-öelda, ma ei tea, people pleaser vibe'i enda lauludega kinda. Ma käin Coopis tööl, on ju. Ma kuulen sealt kõlaritest neid samasid laule iga päev ja seal käib trimme. See ongi trimmer kogu aeg lihtsalt. Ühesõnaga, selle venna laulud käivad seal. Ma ei tee neil vahet. Nüüd ma jäin mõtlema selle peale. Sorry, Villem. Kui see oleks minu list ja ma peaks ta panema siia kuhugi, siis ta läheks siia. Kui ta paneks nagu seda, mida ta tahab teha, siis oleks ees. Võib-olla. Ma ei tea, mis ta tahab. Tead, see ei olnud halb shout isegi. Jaa. Mis sa tahtsid teha? Teeme esimese lükka sinna, siis kus sa näitasid. Aga mul tuli meelde, et kas meil on siin Karl Killing? Ei ole. Ei ole. Võime pärast sisse monteerida, mingi täiesti lõpus teha või midagi. Ma võin pärast mingi toppida sinna. Nii, see on siis mis asi? Kinot, jah? Nii, ei ole, see on Florian Vahla. Okei. Tead, ma paneks ta sinna Jaa, päris spetsialist ei ole selles mõttes, et ta nagu midagi nagu funkab. Ma ei mõista haipida. Jaa, ma ei mõista, aga ma olen nagu üritanud süveneda, aga see süvenemine ei tule üldse välja kuidagi kunagi. Ma ei tea, ma tean ainult, et mu vend on lesbi ja see on nagu kõik, mis ma tean ta kohta suht. Millal sa teada selle said? Üleeile. Teate, siin ma ei viitsi isegi midagi rääkida, lihtsalt tõstame ta siin. Jaa, täpselt, ei ole vaja. Kui te tahate selgitust, kuulake Tsirkust. Või mina ka. Mitte ükski Eesti artiste peale 5 miinus ei ole nii suurt nagu transformationit läbi käinud ima nagu. Kuula mingi Ö3 näiteks ja siis kuula, mis nad nüüd dropivad nagu aga mulle meeldis see viimane single, mis välja tuli, mulle meeldis. See oli veits nagu see main melody või see vox, mis kõlas nagu mingi Kanye asi nagu. Aga mina paneks ta sinna üles ära. Ei, mis asja, ei lebolt. Puhtalt euroka pärast ka, ma ütleks. Nii, AG. Jaa, väga lihtne. Till. Beat selection on fire. Jab. Nagu ta nagu presence track'i peal on fire. Ta presence lava peal on hoopis teine asi. Olen teda laivis näinud, väga kahetsen seda. Aga palun tõmba enda püksid poole presse pealt üles, seda on lihtsalt rõve vaadata nagu. Maksimum . Aga siis ta on kesktee, siis läheb normaali okei. Ma arvan küll, jah. Ma ootan seda albumit, mis ta tuleb. Sest ma paneks ta
kas, jaa, ma paneks siia ta, või siia. Ei, Normal Jokk. Aga ei, jaa, kes ta Jaa, Normal okei. Jokki läheb praegu. nii, Aalika. nii , ma ütlen ausalt, ma ei olnud enne Parasiiti ühtegi Aalika laulu kuulnud olin, mitte kuulanud. Minu story on see, et kui oli EMA, ma ei mäleta, kas see oli 23 või 24 aasta oma. Ja kogu aeg tuli mingi, öeldi mingi ja võitja on ja siis Aalika tuli 5 korda lavale. Sai nagu sai 5 EMA-d või midagi sellist nagu. Siis ma sain teada, kes see on. Aalika oskab hästi laulda. seda küll , tal on julgelt sellest tervest listist kõige parem vokaal . Jaa, no jaa, on ikka küll, jah. on küll, tal on tõesti. ja Bridges'ist ei hakka isegi rääkima , nagu see on lihtsalt meistriteos . Ma ausalt öeldes ei tea, kas meil on isegi midagi öelda, kui tal on 5. Tal peaks olema 5 EMA-d nagu, et ta sai Eurokas Eestile top 10 . ma paneks 2 paremale. no siis Nagu selle poole- paneme siia. Okei, no okei . davai. Sam, jah, nii Opa. , Sam on ekstreemselt populaarne , aga ta on artistina väga underrated , sest ta kirjutab ekstreemselt hästi . see album , mis ta tegi , see , kus see piloodilaul peal oli , ma ei mäleta selle nime . südamelt ära või ? jah , eestlaselt sellist nagu kvaliteeti Jaa. saada on suht haruldane , ma ütleks . kui teid huvitab , siis kuulake näiteks mingi intervjuu Rohelised silmad , Maria , minu poolt 3 lugu , songwriting on point , ma paneks ta siia . jaa , ja võime ta sinna panna küll. Triibukas , oi vittu . nii. no sa ei saa selle vastu vaielda , et see on geniaalne , mis nad teevad nagu . Okei, kas nad EMA võidavad? Prolli mitte . Fucking referee on mingi riiv nagu. nad annavad mulle nii nagu kuidagi forced vibe'i . mulle just vastupidi , sest Imo , see on nii Mhm. nagu See on nii loll jutt, sellepärast see ei tundu forced nagu. jaa , see on see tundub nii nagu toores , et see tundub kui nagu sama põhimõte , mille baasil nagu meie YouTube channel töötab . et see on Jaa. lihtsalt nii Okei, fair. raw , et ta nagu töötab . ma paneks nad siia . natuke palju läheb sinna emasse , ei või ? okei , jaa , nad ei ole EMA väärilised , kui me nii ütleme . pane hitipardi ette . hitib hard, aga täiesti ette nagu . jaa . okei, ma olen fine sellega. selles mõttes ei ole mingi elu ja surma küsimus siin praegu, on ju. mis asja Jaa. loomulikult . ei , ma tahtsin Triibuka kohta öelda , et nad on , need , kes räpivad seal , nad on , kui sa vaatad , kuulad mingi pornokunni või õllekat , siis nad on ekstreemselt palju arenenud nagu rekkimisability poolest või nagu nad olid siis veits nagu Awkward Mick ees ja see on palju paremaks läinud seega . ma ei imesta , kui nad tahavad mingi mainstream sitta teha ja siis nad mida nad praegu teevad siis? no see ei ole mainstream . türa, need view'id on võtsis. jaa , view'id on võtsis , see ei ole mainstream . nii, aga nüüd on see, et kas see on siis Suur Papa või Arop? Suure Papa ma paneks mingi siia jaa. ja Aropi ma paneks mingi siia . mina ütleks Aropi otsast , ma tõstaks ta natuke ettepoole nagu nostalgiafaktori pärast . oot , kumba me siis hindame , kas me hindame Aropit , Suurt Papat või teda ? teeme Arop. ma ütleks siia . mis asja , ma ei- Tillis taha , ei . ma ei fuck'i Aropiga , aga ma fuck'in Suure Papaga . okei, siis teeme Suur Papa. Suur Papa, hitib hard, come on. Paina Luid näiteks. Paina Luid on nii putsi . kas ma tohin laulda või saab copyrighti? ei , sa võid täitsa laulda , ma Ma ei arvan , et sa mäleta laulad seda. veidi mööda Jaa. niikuinii , nii et . mis me teeme siis ? Arop või Suur Papa ? no öelge teie meile . Tails , et Suur Papa . Hey Siri, flip a coin. Tails . okei , Suur Papa , ma paneks ta mingi siia . ei, ma paneks ühe vasakule. ma tõstaks just ühe paremale . no siis läheb siia . Genka . Genks, näe. no Genka peab mingi siia minema nagu . mina tõstaks Boy Pepperonist ette . jaa, ma olen nõus sellega tegelikult. okei , siis läheb siia Ma . ta on nõus lihtsalt nii OG nagu , nii palju kui me Genkaga rääkinud oleme , siis a la me räägime mingeid asju , mis me teeme ja siis ta on mingi , aa ja ma tegin sama asja mingi 15 aastat Jaa. tagasi . see on siis Pluto, jah? jaa , Pluto , mina paneksin Pluto , küll , no tal ei ole piisavalt mussi väljas . kui me hindame puhtalt selle pealt , mis tal väljas on , ma tõmbaks ta mingi siia . kui tal oleks nagu rohkem väljas, siis ta Jaa. oleks nagu, ta lihtsalt see lüürilisus on nagu next level nagu. Lauki siia . aga me oleme siin teinud 50-50, siin on see, et nagu kas neil on päriselt EMA, et siis paneme sinna, vaata, isegi kui me ei arva seda nagu. kuskile keskele me praegu pärast vaata edasi nagu võrreldes nende teistega . okei, no paneme ta hitib hard, aga ma paneks ta hitib hard full ette. see on siis Ann Marlen vist, jah? jah , on Marleni ma paneks mingi siia . jah , jah , see ei vaja seletust. nii . nii , teda ma ka laivis nägin , mul tuli meelde Ehvi talifestil , mitte sittagi ei tule meelde tast too . ta on kuidagi liiga siuke nagu , mulle ei meeldi , kuidas ta ütleb asju . mulle meeldib Kiroti hääl, ta on nagu siuke tegelikult instituudi autos jaa , sitaks instituudi näis. oh my god , okei , ma ütlen nii asju praegu . Villem Trillemin on laul Tunnen end , kus on Kirott peal koos Eerik Mäksiga . ma ei suuda Kirotti osa kuulata . ma ei suuda Kirotti osa kuulata . skipid selle või ? ei , päriselt nagu , kui ma olen sõpradele lasknud , ma lasen Villemi osa ära , skipin Kirotti ja siis
ma arvaks, et sulle Kirot meeldib too norm. tal on nagu siuke veits rock sees, vaata. ma ei tea. selles mõttes ma ei saa ära unustada laulu Punane papp, onju. selle ja instituudi pealt mul kindlasti midagi veel, mul ei meenu praegu. ma paneks ta nagu Normal Joki äärde. ma paneks ta siia. siis pange vahepeale Ehhi täiesti ette. noh, kui see on hinne 5, 4, 3, 2, siis Aagi on mitte arvestatud. teeme mingi 5, 4, 3 3 miinusi 2. ei, ja siis on mingi 3 miinus on või? Ja siis spetsialist on lihtsalt mitte arvestatud. ma räägin, pane mingi Ehhi ette. jaa, paneme Ehhi ette no.. aga muidu noor bänd, nii palju ma rääkinud olen, aga mul ei ole inimesena vastu midagi, mul lihtsalt ei meeldi kuidas no me võtame muusikat praegu, Jaa, mitte jaa, inimest, nii muusika. et jah. ma paneks Küberrünnak ja Karmo siia. Nad teavad, mis nad teevad, aga ma ei ole piisavalt Raplast pärit selle jaoks. Eerik Mäks. aga kas me arvame, et Germo on kuumem kui Eeriku ja Mäksi või? Tegelikult mitte. Tegelikult mitte. oota, Kellomaa nüüd ei ole mitte. Eerik Mäks on parem. jah. ma paneks nad siia. ma paneks peale Fredit, paremale Fredist. okei. sa siis Sammist küll ette ei pane? no, ja Aalikast ka mitte. okei, jaa, Sam on parem nagu artist. nimeta 3 Alika lugu. Bridges. ma tean siis, kui sa lased mulle neid. okei. aga noh, ma ei ole nüüd selline, ma kuulan, aga noh, ühesõnaga. aga ta on minu jaoks ikka enne Sammi. no aga paneme ta siia, ma arvan, see on aus. ma olen fine sellega. okei, me ei saa hinnata ainult seda, kui hea aga mis siis, kui me paneme nad sinna ja vahetame Sammi ja Alika ära? me üritame kestee mingi 3 vahel leida nagu. paneme praegu siia, hiljem vaatame. no meil on nagu nii, see on nüüd mis asi? Andrei Sevakin. Mina tahaks seda öelda. Sevakin, tee palun Eesti Laulust paar aastat pausi. palun, nagu see on natukene hale need teised 3. kohad juba. mul ei ole nagu, ma ei tea ühtegi ta laulu, ma ei oska öelda peale selle, et teised ütlesid, et see oli täis pask. Päriselt või? ma ei kuulnud ühtegi head sõnade kohta. aga ma ei ole ise kuulanud, ma ei tea. mis see laulu nimi oligi? või kuidas see rocklaul oli tal, vaata? see, mis Eesti Laul on või? jah. ma ei tea, see on see, mis iganes. kas see ei olnud mingi, mis sa tahad või mingi? see, et ta tegi niimoodi, see mingi see niimoodi. Põhimõtteliselt pool laulu. Ja... kas sa tead mind? ta on nagu produtsent kui midagi nagu. ta on selline, ma ei tea, vahepeal. no hindame teda lauljana, ma paneks ta sinna ilusti Kiroti ja selle venna vahele. Floreni vahele. nojah, ma olen nõus sellega. ei, jah, ma ei tea. ta ei, paneme nüüd väike Pede Killingi juurde. me saime schedule'i kohta update'i, meil pole palju aega. ühesõnaga, Eerik, kuhu me Eeriku paneme? ma paneks Eeriku siia. Chillin, oota, mis me Chilliniga rääkisime? kuskile sinna. Siia või siia või? siin paremale ja see, jah. jah, okei. Killing on rohkem nagu laulja, aga ta teeb vahepeal räpivärki ka. selle eest ma ütleks plusspunktid. ta on mingi terve elu laulnud ka, Beyond Boys on ja ma paneks ta siia. selles mõttes ta sai eelmine aasta debüütalbumi auhinna sai, jah. kirjutab hästi ägedalt ja kõik on korras ühesõnaga. nii, see vend minu arust võib täiesti vittu minna. AG-st taha. nii hull või? jaa, ei tegelikult ei, ma oleks AG ma oleks ta siia pannud. nalja teed või? ei, ta meeldib mulle palju rohkem kui Kirot. tegelikult see ei ole nii halb, minu jaoks Kirot ei ole instituudi autostil. paneme ta Sevakini ja Floreni vahele. jaa, see on aus. tal on ägedad mingid beatid ja tal on mingi paar ägedat lugu, aga ma ei suuda neid tõsisõnaga kuulata. Bring back D3 Max, noh. DMX, jah, reaalselt. kunagi peaks tegema nagu mingi TikTokerite tiirlist. no tegelikult neid on ka nagu roopult. Laura Saliste läheb. okei, oota, aga vaatame üle, kas me oleme nõus kõigega. ma arvan, need esimesed 4 on sitaks aus. jaa, aga sealt edasi mul on veits ikka. Ifi. ma võib-olla ta ei nõustu, ma tõstaks Alika siia. ta oskab laulda, aga nagu ma ei tea ta laule. no sest ma ei kuula. mille põhjal me läheme siis? muusika põhjal. ikka Eerik Mäks on suurem asi kui Alika ja sa laulad Eeriku ja Mäksi laule peol kaasa rohkem kui Alika laule. aga nagu point on isegi selles, et nad on suured laulud. oota, kas Alika on räppar? kas Alika on räppar? no tere, okei, pohhu. ta on teinud nende vendadega koos ja lugusid tegema. jätame ta siia. ma teeks niimoodi. tõsta Kermust ette, siis ma olen rahul. oota, kes see oli? Anmarlen. Auki ma tõstaks ta ettepoole. Tetris, ma arvan, las ta jääb siia, Killing las ta jääb ka siia, onju. Läheme nüüd Plutsiti Partsov. Nublu on õiges, või Pluto on õiges kohas. ja aga jälle, no ma tahaks nüüd ettepoole panna, aga jällegi. see sobib. Paps on õiges kohas, see siit tundub ka nagu nice.
me tegime Lauki Villemit suht törtilt nagu, ma ei muudaks siiski. sest ma kuulan nagu rohkem muusikat, ma ei kes mida chillin teeb, aga nii on ok. Till on parem kui Küberrünnak ja Karmo, Kirot on parem kui Saakin ja Pede ja Florian ja AG-st ei ja räägi. siis on AG. Ma ei tea, jah, suht nagu solid. Märten, kuhu sa ise ennast paneks, täiesti ausalt? jaa, ei, ma ütlengi seda täiesti ausalt. Ma oleks niimoodi, et pärast Margit oleks mina. Teeme mingi like count'is, teeme uuesti midagi. Teeme 250 like'i ja siis ma ei tea, teeme mingi video kunagi veel. Pange kommentitesse, mida me teha võiks. Pange kommentaaridesse, mida ta muudaks. Pange kommentaaridesse, mida me järgmises videos teha võiks. Ja 250 like'i siis teeme uuesti. Ja nüüd tuleb meie outro.